Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Hea kuulaja, järjekordne episood on siin, mina ikka Ott Pluum ja täna on minuga siin Tartu Ülikooli doktorant, spordihalli spordijuht ja spordientusiast Grete Junson, kellega arutame järjekordset tervisele olulist baasteemat ehk toitumist. Tere Grete! Tere! Nii, nagu ikka, kui me alustame kellegagi siin vestlust, siis ehk sa ise räägid, kuidas sina sattusid spordivaldkonda ja eriti veel sporditoitumise valdkonda ehk? Spordiga ma olen tegelenud absoluutselt terve elu nii kaua, kui ma üldse mäletan. Terve minu pere oli hästi sportlik, eks vanematest saab alati alguse, seda ma tahan rõhutada ka kõikidele tänastele lapsevanematele. Nähke selle kallal vaeva. Ja mina tõepoolest nii kaua, kui ma mäletan, ma olen spordisaalis veetnud aega, vanematega trennis käinud kaasas, sportinud, võistelnud igasugustel erinevatel spordialadel. Ehk et see ei olnud kunagi küsimus, kas ma võiksin või peaksin sporti tegema. Aga kuna see mul võib-olla üle keskmise paremini ka välja tuli, siis see minu elu lahutamatuks osaks ongi saanud ja ühel hetkel, kui ma pidin ülikooli minnes eriala valima, siis ma tegelikult alustasin geenitehnoloogia õppest. Aga suhteliselt kähku ma sain aru, et laborisse ma ei kuulu, ma ei suuda seal püsida ja siis ma vahetasin selle spordiõppe vastu, ehk et läksin siis üle sporditeaduskonda. Seal siis hakkasin treeneritööd tegema tasapisi, see tuli mul ka väga hästi välja, see meeldis mulle, meeldis lastega töötada. Ja kuna ma samal ajal tegin ikka ise edasi sporti ja ühel hetkel sai minu spordialaks jõu tõstmine, kus on kaalukategooriad, siis hakkasin ma rohkem ka toitumist luubi alla võtma. Ja sealt kuidagi siis tekkis suurem huvi toitumise vastu ning ühel hetkel ma olin Londonis, õppisin magistrikraadi sporditoitumise erialal ja siis täna ma olen siin, nii et järge mööda kuidagi kõik on samm-sammult läinud. Täitsa loogiline rada, ütleme niimoodi. Enne kui me muidugi lõpupoole räägime ka kindlasti sinust ja sinu sporditeekondast nii-öelda, aga rääkisid jõutõstmisest, aga mis on veel sinu justkui need go-to spordialad olnud elus? Kindlasti esimene peab olema kerge jõustik, seda ma olengi teinud väiksest saati kõige rohkem. Teiseks paneksin ma võrkpalli, nii saalivõrkpalli kui ka rannavolle, seda ma olen päris mitu aastat mänginud ka võistlustasemel. Siis ongi jõutõstmine ja tänaseks mis iganes üldfüüsiline treening, kus ennast täiega koormata saab. Nii et sulle meeldib ennast heas mõttes piitsutada spordisaalis küllaga? Meeldib. Aga täna just räägiksime toitumisest, et spordisaalis hea oleks olla ka. Alustaks täiesti lihtsast küsimusest võib-olla, mis on meeletult lai, aga äkki sa suudad meile lahti seletada, et mida loetakse üldse toitumises selliseks baasiks? Kuidas peaks toituma? Hästi raske küsimus ja üheselt vastata praktiliselt võimatu. Ma mõtlesin selle küsimuse peale, kuna sa mulle natukene ette saatsid neid teemasid, et kuidas oleks kõige õigem vastata, siis ausalt öeldes head vastust mul pähe ei tulnudki, kui et me peame alustama ikka põhifunktsioonidest. Me peame sööma, et saada energiat, ehk et see on justkui esimene baasasi, et me peame teadma, mida me toidust saame, ehk et energia, makrotoitained, ehk siis see, mida me toidust saame ja teiseks, kui palju me seda toitu siis saame. Ja need põhimõtteliselt ongi siis vastused, et me peame mõistma, kui palju energiat me vajame, meie keha justkui kulutab või meie keha vajab. See sõltub igast indiviidist endast, mida inimesed päeva jooksul teevad, kuidas nad enda keha koormavad, teevad nad siis seda spordisaalis või mingit igapäevast rasket tööd tehes või arvuti taga istudes. Ja siis vastavalt sellele tuleb neil enda kehale ka õiget kütust anda, ehk et õiges koguses, õiges mahus, õiges siis proportsioonis erinevate makrotoitainete mõttes. Mina näiteks ei tea absoluutselt palju ma energiat tarbin päevas ja palju ka kulutan. Nii kaua kui enesetunne on hea, nii kaua me vist keegi justkui ei pane sellele rõhku ega ei pane tähele, aga kuidas alustada võib-olla sellist jälgimist või kuidas teada saada üldse, mida ma söön? Kas hakata toiduainete
tagakülgedelt lugema täpsemalt, mis seal sees on või alustada hoopis mõnest kohast, kust teada saada, palju ma võiks süüa? Jah, mõlemad variandid väga õiged, aga nagu sa ütlesid, et sinul endal pole õrna aimugi, siis esimene selline kõige õigem tagasiside meile kõigile on see, mida teeb meie kehakaal põhimõtteliselt. Et kui sa tead, et see kehakaal on säilinud aastast aastasse ja nagu sa ise ka ütlesid, et enesetunne oleks hea, siis see juba näitab, et sa tegelikult tarbid enam-vähem korrektselt. Ehk et kui meie kehakaal ei tõuse pidevalt või ei lange, siis see tähendab, et me anname enda kehale enam-vähem õiges koguses energiat. Kui meie kehakaal tasapisi tõuseks, siis see oleks näitaja, et me tarbime ilmselt liiga palju energiat ja kõik üleliigne energia, meie keha oskab selle toimetada rasvavaruks ja hakkab seetõttu siis kehakaal tasapisi tõusma. Või vastupidi, kui me tarbime liiga vähe energiat, oleme energiapuuduses, siis me ilmselt ei tunneks ennast ka hästi, oleksime väsinud ja tasapisi kehakaal ka langeks, et see on siis ka tegelikult ultimaatne dieedisaladus, et kuidas saada kehakaalu langema või kehakaalu väiksemaks. Ja nüüd see, kust seda infot saada või kust alustada, esmalt ongi mis see eesmärk on, sest et tegelikult lähenemisi on hästi palju erinevaid. Meil ongi intuitiivseid toitumislähenemisi, kus tõesti põhimõtteliselt enesetunde järgi söö, mida sa ise tunned, mida su keha justkui vajab. Teisalt täna me võime öelda, et kõikidel inimestel need mehhanismid niimoodi ei tööta, sest et toidukauba valik on niivõrd suur ja lai ja me võime leida poeletilt üliväikeseid maiustusi või tooteid, mille sees on tohutult palju energiat. Ja sellist asja ära süües me ei saagi aduda, et nüüd ma sõin 600 kilokalorit endale korraga sisse, sest tegelikult sa võtsid ainult ühe ampsu. Nii et raske on öelda, et me ise tunnetame, mistõttu just nimelt see sildi pealt justkui lugemine oleks esimene kõige lihtsam samm. Samas iga inimene ei pea seda tegema meeletult neid toidusedeleid lugema, aga kindlasti see oleks esmane informatsiooni koht, kust see kõige kiirem, lihtsam info kätte saada. Aga mis sa arvad, kas tegelikult igaüks meist peaks vaatama, mida me sööme või just neid koguseid, kui me tunneme ikkagi ennast hästi ja kehakaal ei kõigu, mis on siis esimene indikatsioon peaaegu, et kas igaühel on üldse toidu jälgimine vajalik? Ei ole, sest et teisalt me peame ka aduma, et toitumine on väga tugevalt ka psühholoogiline tegevus või mõjutab ka meie vaimset tervist. Ehk et me ei tohiks tekitada sellest probleemi, kui meil seda ei ole. Et kui meie toitumisega või justkui kui meie kehaga on kõik hästi, meil on tervis korras, meie kehakaal on normis, tunneme ennast hästi, tunneme ennast trenni tehes hästi ja ei mõtle, et meil on justkui mingi probleem selle toitumise kallal, siis ei ole tekitada vaja ka seda probleemi. Kui tahta olla teadlikum, siis muidugi võib, et see ei tee mitte kellelegi halba, kui sa natuke rohkem tähelepanu pöörad enda toitudele, kui sa loed, missuguseid toite sa endale sisse sööd, selles ei ole mitte midagi halba ja võib-olla teha tutvust siis just nimelt sellega, kui kirju võib tegelikult toiduainete koostise nimekiri olla, on vahest põnev, võib-olla see on lihtsalt minu enda viga või kiiks, aga et natuke sellele rõhku panna muidugi ei teeks kellelegi halba. Et igaüks meist võiks ju mõista, mida me endale sisse sööme ja jällegi mulle meeldib meelde tuletada just võib-olla lapsevanemate vaatevinklist seda, et igaüks meist loodetavasti ühel hetkel tahab ka lapsevanem olla ja tahavad enda lastele parimat, siis me saame seda just nimelt anda edasi enda lastele ka neid harjumusi, kuidas me ise sööme ja kuidas me toite valime, sest et see on tänaseks näitaja, mis meie ühiskonnas nii-öelda esile kerkib, et meie noored või lapsed ei oska kõige paremaid valikuid teha ja nende seas on liialt palju ülekaalulisi. Ehk siis ka tegelikult, kui selline toidu jälgimine hakkab sinu stressi tekitama, siis tasub see võib-olla hoopis kõrvale. Jaa, kindlasti. Vaimne tervis võiks olla esimene, sest et kerge ülekaal või nii-öelda ka alakaal ei ole kellegi jaoks tappev või mingi tohutu terviserikke, aga kui meil on ikkagi vaimse tervisega halvasti, siis me ei tunne ennast igapäevaselt hästi ja see võiks olla eelkõige prioriteet. Aga võib-olla siit ongi hea küsida edasi, et mida toitumisega mõjutada saab, et me oleme rääkinud praegu, et kehakaal, energiatase, aga nagu tuleb välja ka vaimne tervis tegelikult justkui. Et kas on veel midagi või mida sa tahaks veel kirjeldada, kuidas toitumine võib mõjutada meie muid eluvaldkondi nii-öelda? Kindlasti ka immuunsus, üleüldine tervis, meie seedimistervis, enesetunne, see kui mitmekesine on meie mikrofloora. Ehk et kui erineva variatiivsusega toite me tarbime ja seeläbi kui suur
justkui erinevate bakterite kogum meie seedelundkonnas elutseb. Immuunsus ütlesin, tervise ütlesime ka, see, kuidas me vananeme, kuidas me ennast enda kehast tunneme, kui me vanemaks jääme, missugune on meie keha kompositsioon lihasmassi ja rasvamassi osakaalu mõttes, see on jälle võib-olla tibaspetsiifiline, aga see on väga tugevasti toitumisega mõjutatav, et teada on see, et mida vanemaks me jääme, seda tugevamalt hakkab lihasmass hääbuma meie keha küljest, ehk et see on vananemisega kaasa tulev faktor. Kui me pöörame rohkem toitumisele tähelepanu, tarbime rohkem valgurikkaid tooteid, siis meil on võimalik natukene seda lihasmassi hääbumist pidurdada ja seeläbi justkui ka kauem nooremana püsida. Väga äge. Aga siiski korraks veel puudutaks seda toitumine ja vaimne tervis poolt, et räägitakse, et ongi, kas on alatoitumine või vastupidi on sellised, ma ei tea, kas see on õige sõna, toitumishäired, et sa hakkadki stressist rohkem sööma hoopis. Et kuidas sellist asja võib-olla tasakaalus hoida, et see nagu ei kukuks kummalegi poole või kust sellised probleemid üldse alguse saavad, kas see on asi on toitumises või hoopis see tulebki mujalt ja siis toitumine on selle justkui tulemus? See võib olla mõlemat pidi. Mina kindlasti ei ole psühholoogia teadmistega, ma olen mõned kursused sellel teemal võtnud, aga jah, sellel on mõlemad poolt. Ühelt poolt meil on häirunud toitumine, mis ei ole veel päris toitumishäire nii-öelda diagnoositult, aga võib häirunud toitumine ehk siis ongi liialt ülemõtlemine enda toidu osas, liialt pingsalt kõikide grammide lugemine, liialt pingsalt iga toidusedeli lugemine. Et sellised tegevused võivad lõpuks viia siis toitumishäireni, mis juba on diagnoositud vaimse tervise justkui haigus. Ja see piir, ma arvan, et mitte ükski inimene ei oska öelda, kust see piir täpselt jookseb, et see on väga individuaalne, kuidas kellel ja seetõttu ei tasu ka riskida või liialt siis mängida võib-olla selle piiriga nagu igasuguse sõltuvust tekitava asja puhul me peame arvestama. Et samamoodi ka liigsest toitumisele liigselt tähelepanu pööramine võib meie jaoks muutuda sõltuvust tekitavaks ja kinnisideeliseks, mis siis omakorda ühel hetkel võib ka toitumishäireks muutuda. Ehk pigem tajuda, et see on lihtsalt üks aspekt meie tervise juures, mitte kõige tähtsam aspekt kindlasti. Aga toitumist jälgitakse äppidega. Ma olen näinud inimesi, kes hästi palju äppe nii-öelda kasutavad, märgivad kõik sinna üles ja natuke tekibki see kinnisidee, kas on hea või halb talle, seda otsustab ta võib-olla ise. Aga just, et mis on sinu arvamus sellistest jälgimisäppidest, et kas need on kasulikud, kas need on piisavalt täpsed juba tänapäeval? Mina arvan, et igasugused nutilahendused, mis muudavad meie jaoks näiteks toitumispäeviku pidamise kiiremaks, lihtsamaks, käepärasemaks on tegelikult toredad lahendused, sest ühel hetkel, kui veel äppe ei olnud, pidi seda kõike tegema vihikusse. Ja nüüd ma räägin, et pidi seda tegema, sest et on ikkagi inimesed, kes peavad mingil hetkel enda elus pisut toitumist analüüsima, üle vaatama. See kõige parem lahendus või alustamine on päeviku pidamine, et sa paned reaalselt kirja iga enda ampsu, jälgidki, paned tähele, mida sa sööd ja kui sa seda pidid kirja panema, siis selle vihiku kaasaskandmine või ma ei tea, tundub pisut kohmakas. Et nüüd see telefon on kiirem, lihtsam, paljudel äppidel on ka selline triipkoodi lugemise lahendus, mis tähendab, et sa võid ka poest endale toidu osta ja saad selle koheselt sinna sisse lugeda ja kui sa jällegi suudad sellest ühel hetkel ka välja tulla ja õpid selle protsessi käigus midagi, siis see on igati tore lahendus. Et sa saad kiiresti igapäevaselt enda energiakoguse kokku lugeda, sul tekib mingigi aimdus enda toidu portsjonite üle ja need äpid väga ilusti näitavad ka, mis on toidu sisaldus. Ehk et kui sa ostad kananagitsaid poest, siis sa saad sinna äppi selle kirja panna ja see näitab sulle kohe täpselt, mis seal kananagitsa sees just on makrotoitainelise koostise poolest. Muidugi see info on ka toidu sedelil olemas pakendi taga, aga enamik inimesi ei viitsi neid lugeda. Tõesti tundub infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine palju lihtsam. Ja ma arvan ka, et see on tegelikult positiivne. Nüüd vaheküsimus sina kui spordientusiast ka, kui palju näiteks tasub uskuda oma kella kalori kulutamist päevas näiteks või et
hästi paljud on rõõmsad, kui nad teevad mingi raske trenni ära, näevad, et 1000 kalorit kadunud. Et kas seal on mingi tõepõhi või noh, ma tean, et kellad loevad ikkagi väga erinevalt seda kõike. Jah, õige, nad loevad hästi erinevalt, igal brändil on oma siis kõikumine, variatiivsus, kui täpsed nad on või kui palju nad mööda panevad, see sõltub ka omakorda tegevusest, missugust treeningut sa justkui jälgid või salvestad. Pluss sõltub sellest informatsioonist, mis sa sinna sisse oled lisanud, et kas sa oled õigesti märkinud üle selle informatsiooni, enda kehakaalu, pikkuse, vanuse. Ja need brändidel tõesti see täpsus on erinev, mingid teadusuuringud ühel hetkel ütlesid, et see võib suisa 90% erinev olla tegelikkusest. Tänaseks on huvitaval kombel välja tulnud, et Apple Watch on üks täpsemaid teadusuuringute poolest, siis just nimelt selle info mõõtmise täpsuse poolest, kui siis ka nii energia kui ka päevane kaloraaž ja ka sporditegevuse põhjal näiteks pulsi andmed ja taoline, mida me mõõdame. Et Apple Watchil on tänase seisuga just kui kõige täpsem info, samas jällegi me ei saagi üks ühele öelda, mis see õige nagu just on, kui me ise seda testi läbi ei tee. Samas jälle nutilahenduse poolest, see on tore, kui inimesed leiavad võib-olla siis mingi eesmärgi selle kella näol, et neil on vaja see kogus energiat või liikumist tänasel päeval täis teha, siis see on ju tore. Samas jälle vastupidiselt võttes, kui nad selle kinnisideeliseks enda jaoks muudavad, siis see võib hiljem ka vastupidise toimega olla. Ja siia lisades ma mäletan, kunagi tulid turule hästi tugevalt need joomise äpid, et joo vett, nii-öelda, kus sa said märkida alati, kui sa oma pudeli lõpetasid või klaasi lõpetasid, et siis sa panid sisse, et ma olen täna nii palju joonud ja siis lõpuks, kui sa said selle päeva eesmärgi täis, siis kõik imestasid, et ma poleks ju tegelikult päevas nii palju vett joonud, kui seda äppi oleks olnud. Ma kohe küsin vastu huvitaval, palju seda vett siis jooma seal pidi? Ma ei tea, sellepärast mina seda tõesti ei kasutanud, aga mäletan, et inimestel käisid nii-öelda lausa teavitused, kuigi viimasel ajal seda enam märgata ei ole, aga loodetavasti lihtsalt kõik joovad vett niimoodi, et neile piisab ja enesetunne on ka veel hea. Sest kusjuures viimasel ajal mina olen just rohkem tähele pannud, et inimesed tarbivad vett üle või juuakse liiga palju justkui. Sest et tegelikult me ei pea endale 2,5 liitrit päevas sisse ajama vedelikku, vaid kuna me saame ka toitudest vedelikku, puuviljadest vedelikku siis ja ka tegelikult muud joogid loevad, et siis seda puhast vett võib-olla liitri jagu päeva peale, mis on võib-olla ainult 3-4 klaasitäit. Vist on näha ka juba tegelikult spordisaalides, kuidas mõni käib peaaegu kanistriga ringi. Et need joogipudelid on läinud küll siukseks 1,5 liitriseks. Aga eks see oli igaühe enda valik ja enesetunde järgi, et võib-olla mõni kulutabki nii palju vett endast välja, et ja, see on individuaalne jälle, kes kui palju higistab, kes kui palju ära annab soojust. Aga rääkides ühest võib-olla sellisest eriti laste puhul ka kriitilisemast teemast, milleks on suhkur ja magus, mis siis väidetavalt hammastele ja kõigele muule võib olla kahjulik, siis mis sinu arvamus on, kuidas suhkurt peaks justkui vaatama meie toitumises või igapäevas? Nagu ütlevad kõik tervisesoovitused, me võiksime vältida, tarbida võimalikult vähe suhkrutooteid ja suhkrut sisaldavaid tooteid. Kui me vaatleme toitumispüramiidi või tervisepüramiidi, siis samuti suhkrutooted on ainult seal tipus, väga vähesel määral. Soovitus, mida või kui palju me võiksime suhkrut tarbida, on kogu päevasest kaloraažist justkui 5%. Ehk kui me ütleme, et keskmise naisterahva kaloraaž päevas on 2000 kilokalorit, siis sellest 5% on äkki 100 kilokalorit, kui ma nüüd ei eksi. Ja 100 kilokalorit tähendab meie jaoks suhkrut, peame jagama 4-ga 25 grammi. Tegin kiire peast arvutuse. 1 gramm suhkrut või süsivesikut, kuna suhkur on tegelikult süsivesik kõige justkui puhtamal kujul, ehk siis ülimolekuli mõttes. Siis 1 gramm annab meile 4 kilokalorit ja sealt see tuleb. Aga 25 grammi suhkrut on ilmselt siis äkki 4 või 5 teelusikatäit suhkrut, mis ei ole väga suur kogus, kui me niimoodi mõtleme. Sest see tuleb meile ju tegelikult muust toidust. Ta tulebki tegelikult muust toidust ja nüüd sinna me hakkamegi jõudma, et mida me siis võiksime või peaksime tegema on see, et me vaatlemegi neid toiduainesedeleid ja loeme, et seal ei oleks lisatud suhkruid. Aga oluline on mitte sassi ajada lisatud suhkruid
puuviljasuhkrutega või nii-öelda loodusest tulenevate suhkrutega. Et selle alla suhkur ei liigendu või nii-öelda suhkrud on need kõik, aga just see lisatud just kui lauasuhkur on see, mida me pigem ei peaks tarbima. Et ta annab meile energiat ja kui me näiteks teeme palju sporti, siis me kulutame selle energia igal juhul ära. Et siis me ei peaks muretsema, aga just sükest tervise kasumit me sealt ei saa, et seal ei ole mitte ühtegi täiendavat vitamiini või mineraalainet või kasulikku mikrotoitainet, mida me veel võiksime saada. Mul vist on, kui ma ei eksi, siis Coca-Colas on 100 milliliitri kohta 10,6 grammi suhkur. Ehk siis tegelikult juba väike purk on mingil määral liiale. Just. Et see on minu jaoks alati šokeeriv, mis siis, et ma seda ka ise ikkagi lõpuks tarbin võib-olla, aga tasub meeles pidada, ütleme niimoodi. Jah, aga siin on suur erinevus, kellega tegu on. Ehk et kui meil on sportlasega väga tugevalt sporti tegeva suurte treeningkoormustega tegelevate inimestega, siis on suhkrul oma aeg ja koht. Õnnelik uudis, ma arvan, päris paljudele. Aga lähme siis eesmärgipärase toitumise juurde äkki, et oletame, et mul on eesmärk kaalust alla võtta. Kust ma alustan? Sinul ma ei soovitaks kaalust alla võtta. Aga sest, et me kõik peame säilitama tervislikku kehakaalu. Et see on selge, et üleliia ei tohi hulluks minna nende eesmärkidega. Aga kui keegi, kellel tõepoolest on kaaluga probleem, siis mina nõustamisel tegelikult esimese asjana vaatlen kehalist aktiivsust. Sest et see käib käsikäes meie toitumisega ja samamoodi ka uni. Ehk et võtaks just 3 suurt kõige olulisemat faktorit, toitumine, liikumine, uni. Ja siis vaataks, milline aspekt on see, mille kallal kõige esimesena ja kõige lihtsamini saaks hakata tööd tegema, mida nii-öelda rakendama hakata. Klassikaliselt see on kehaline aktiivsus, mis inimestel on madal, ehk et suurendada liikumist, soovitada väljas jalutamist, mis on kõige lihtsam alternatiiv või versioon üldse liikumisest loodetavasti. Sealt edasi siis juba mingisugunegi eesmärgipärane treening ja siis tasapisi paremad valikud toitumises. Et ükski soovitus või nõuanne ei tohiks olla selline, et see pöörab inimese tänase eluviisi pea peale. Ehk et kui ta on iga päev šokolaadi söönud või midagi muud, siis jah, muidugi ma ütlen, et see ei ole kõige parem valik, aga kui ta harjumuspäraselt on seda teinud, siis ma ei saaks talle öelda, et võt homsest on kõik. Sest et siis see ilmselt viiks ta 7 päeva pärast musta stressi ja ta tahaks kõik šokolaadid ära süüa, mis poeletil on. Et seetõttu tuleks samm-sammult alustada, kõigepealt liikumine, vaadatagi, mis on energiakulu, kuidas seda suurendada. Nagu ma ütlesin, kehakaal on tugevalt siis seoses meie energia tarbimisega, ehk siis kui palju me sööme ja sama palju siis ka kui palju me kulutame. Kui me suudame kulutamist suurendada, energia kulutamist, siis me justkui saame ju söögi mõttes endale sama palju säilitada. Sest et toitumine on tegevus, mida me teeme igapäevaselt, absoluutselt iga inimene, mitte keegi ei saa öelda, et tema ei söö. Vastasel juhul see inimene pikalt ilmselt ei oleks. Mis tõttu see on ülimalt harjumuspärane tegevus, ülimalt tugev harjumus, mida on seetõttu ka väga raske muuta. Aga kui me suurendame siis liikumist, saame suurema energiakulu, siis läbi selle me tegelikult võime endale ju ka rohkem toitu lubada, mis on enamus inimestele tore uudis. Ja ühesõnaga mina alustaksin sealt poolt liikumine ja siis vaataks üle, mis seal toitumises siis valesti on. Võtaks koguseid võib-olla väiksemaks, see on jällegi esimene lihtne asi. Ja siis hakkaks tasapidi seda šokolaaditahvlit mudima võib-olla tänasel hetkel mandariini poole või mis iganes on see kiirem, lihtne puuvili magus, mida me saame ka sama kergesti poest kätte. Kuna ilmselt enamus toitu inimesed ostavad poest. Aga nüüd igivana küsimus, mitu korda päevas peab sööma? Sõltub. 3 on hea, et kui meil on ikkagi 3 klassikalist toidukorda, hommikusöök on ta siis hommikul kohe vara või on ta mingil hetkel enne lõunat, ühesõnaga esimene toidukord päevas, mis on korralik, täisväärtuslik, siis meil võiks olla mingil hetkel lõunasöök, mis samuti on täisväärtusliku all ma pean silmas. Kõige lihtsam on selgitada taldriku reeglit, iga inimene loodetavasti on ühel hetkel koolis seda õppinud, taldriku reegel, kuidas meil suurem osa on just kui süsivesikute all või kus on siis köögiviljad, puuviljad, siis on natukene seal makaroni, tatart või teravilja või kartulit ja siis on natuke liha ja natukene kastet või miskit sellist. Et kui meil on 3 just kui selle reegli pärast toidukorda päevas, siis on väga hästi. Kui see ei mahu inimese graafikusse,
kes on rohkem tööga seotud või kiirem elustiil ja nad suudavad 2 sellist süüa, see on ka okei. Ja 3. kord on siis näiteks või 3. toidukord on tagatud erinevate vahepaladega. Ja vahepalast muidugi võib siis olla ka rohkem, et need, kes eriti palju liiguvad, eriti palju energiat kulutavad, nemad siis on 3 suurt toidukorda ja sinna vahele päris mitu erinevat vahepalaga. Aga väga tugevalt sõltub inimesest endast see, hästi individuaalne. Sest ma ise jällegi olen kuulnud lugusid, mitte isegi kuulnud, vaid näinud, kuidas asendatakse seda õhtusööki nii-öelda mitte taldrikul, vaid hoopis mõne smuuti või nii-öelda valgujoogiga pärast treeningut, kuna eelnevad toidukorrad näiteks väga tugevad olnud. Et siis oleks kergem nii-öelda magama minna. Jaa. Smuuti puhul tegelikult on ju tegemist samamoodi väga täisväärtusliku toidukorraga, kui mõelda, mis on seal sees. Et jah, ta ei ole klassikaliselt taldrikul, aga kui me paneme sinna smuuti sisse erinevaid puuvilju, marju, lisame sinna mingisugust valgukomponenti, on see siis valgupulber ja teeme selle näiteks maitsestamata jogurti või kreeka jogurtiga, siis tegelikult on seal kõik komponendid olemas, võib-olla ka natuke seemneid või midagi lisatud, mis oleksid ka rasvaallikana. Et tegelikult saab iga toidukorda vaadelda, kui taldriku reegli järgi täisväärtusliku toidukorrana, kui see on niimoodi tasakaaluga pandud. Ja siis ta võib olla vabalt ka smuuti kujul. Ja miks ta on kergem tunne, sest et ei ole toidumassi, mida seedida. Smuuti on juba ära püreestatud, ta läheb vedelal kujul meile justkui soolestiku ja ta üpris kiiresti sealt siis ka imendub ja läheb nii-öelda meie soolestikust läbi, mistõttu meil on kergem tunne. Aga läheksid hoopis siis vastupidise tee suunas, et kui tahaks hoopis juurde võtta. Et meil on ka tänapäeval selline küsimärk paljudel, mitte paljudel, aga mõningatel inimestel, et jah, paljud tahavad alla võtta, aga mina tahaks hoopis ennast oma kehas justkui parem tunda, et kui mul oleks rohkem massi, ma ei tea, näiteks sportlased vahepeal soovivad juurde võtta ning ka tegelikult, et mõni soovib lihasmassi kasvatada, et oma kere tugevdada, et kust see algus võiks tulla? Kaunis sõnapaar kõlas sealt ära, lihasmassi kasvatada või lihasmassi suurendada. See võiks siis olla eesmärk, et alati kui me kaalust ka räägime juurde või vähemaks, siis me võiksime kõige paremad sõnapaarid oleksidki, et kas me kasvatame siis lihasmassi, et keegi loodetavasti ei taha lihtsalt rasvamassi juurde endale kasvatada. Ja samamoodi, kui me tahame kehakaalu vähendada, siis loodetavasti rasvamassi vähendada, et just üleliigse rasvamassi arvelt. Aga juurdevõtmise puhul või lihasmassi kasvatamise puhul on toidul muidugi veelgi suurem mõju, sest et tühjast kohast meie keha tugevamaks või suuremaks ei muutu ega kasva. Selleks on vaja toitu, selleks on vaja energiat, õiget kütust. Lihas meie keha küljes muidugi vajab omakorda ka trenni, vastasel juhul ei ole ühtegi stiimulit, mis paneks teda kasvama, et lihtsalt valgusšeigi joomisest lihased ei hakka kasvama. Ehk et peab jälle vaatama üle treeningu ja seejärel siis suunama peale õiget toitu, õiget kütust. Ja see õige kütus siinkohal on ka oluline, et me tarbiksime valgurikast toitu, et me tarbiksime puhast toitu. Et see, mis on meie kehale paremini omastatav, vähem töödeldud toit ja mitte ka liiga rasvane toit, mis on samuti oht, et jälle liiga palju sõnapaare võib-olla kõlab, et ei tohi olla suhkrurikas, ei tohi olla rasvarikas, peab olema puhas, vähe töödeldud. Kui minna poodi ja natuke toidusedeleid lugeda, siis tegelikult leiab väga ilusti kõik need söögid üles. Aga lihasmassi kasvatamise puhul on oluline süüa pisut rohkem siis, kui me kulutame. Et allavõtmise puhul me peame natuke vähem justkui energiadefitsiidis olema. Lihasmassi kasvatamise puhul peame sööma rohkem, tarbima energiat rohkem, kui me kulutame, siis kehal on millest kasvada, millega justkui arendada organismi. Ja nüüd olemegi jõudnud siia, et oletame on tervise- või harrastussportlane, kellel on sellised eesmärgid või siis ka ei ole, aga nad tahaks toidust saada piisavalt energiat, et tublisti nädalas trenni teha, olgu see 2, 3, 4, 5, mõnegal juhul ka 6, 7 korda. Et mis on näiteks, võib-olla sul on mõned nipid, mis on need toidud või just vahepalad, et saada seda väikest energiat kas enne trenni või pärast trenni, et nii-öelda järgmine päev ei tunduks sama masendav trenni vedada ennast, et kogu aeg on selline raske olla või siis väsinud olla. Oluline on, et ei tekiks päeva jooksul kordagi tugevat tühja kõhu tunnet. Ehk et toidukordade vahed ei tohiks minna nii pikaks, et sa tunned juba pikemat aega, et nälg on. Sest see on see hetk, kui keha on põhimõtteliselt defitsiidis või organism on juba puuduses ja me ei taha
spordi seisukohast me ei taha kordagi hoida organismi sellises olukorras või sellises tundes. Mistõttu toidukordade vahed ei tohi olla liiga pikad. See tuleks kindlasti juba päeva alguses läbi mõelda. Kui ikkagi satub nii, et ei ole jõudnud korralikult süüa ja siis on vaja kuskilt kiiresti midagi haarata just enne trenni, siis soovitused on, et see toit, mida sa tarbid, ei oleks raske, ehk et ta ei hakkaks kõhus loksuma, ei tekita jälle sellist rasket tunnet, vaid et ta oleks mingi kerge, samas energiarikas asi. Ja see ongi nüüd koht, kus me vaatame otsa mingil määral suhkrut sisaldavatele toitudele, sest et või mingitele energiabatoonidele, šokolaadi mingitele batoonidele, kuna nad on väikesed, nad on kerged ja nad on energiarikkad. Seega sa võib-olla 3-4 ampsuga sööd selle ära, sa isegi ei taju, et sul midagi kõhus on, aga organism saab sealt selle energia kätte. Me saame sealt kätte suhkrut, see suhkur suhteliselt kiiresti imendub meile verre, tõstab meie vere glükoositaset ja see omakorda tekitab meile erksa energiarikka tunde just trenni alguseks siis. Aga et see trenn jällegi pikem trenn läbi vedada eeldab, et me ikkagi oleme 3 või 4 tundi enne seda söönud mingi täisväärtusliku toidukorra ka. Vastasel juhul me lihtsalt petame trenni alguses organismi ära ja poole peal või juba siis enne poolt ja tunneme just nimelt. Et seetõttu jälle järjepidev toitumine iga justkui terve päeva vältel on oluline, et sa ei saa enam enne trenni tulekahjud tegelikult kustutada, kui sa oled selle tekitanud või nii-öelda siukse vaeguse tekitanud juba organismis. Ja teistpidi vist ei saa seda veel eriti seda tulekahjud kustutada, mis saab tekitada ka tund või 1,5 enne tugevalt süües, on ju. Et mul on tihti endal seda juhtunud, et vaatad, veidi on veel aega, söön. Tundub juba, et on okei, tund aega hiljem, aga nii kui hakkad sportima, siis tegelikult saad aru, et ma sõin ennast üle ja mul ei ole väga hea olla seal, mida iganes sa ka teed. Aga kusjuures see on hästi individuaalne. Mina jällegi see vastu, ma võingi süüa niimoodi, et ma põhimõtteliselt võtan viimase ampsu ja lähen otse kangisaali või jooksma või midagi. Et see on hästi individuaalne, kes on kuidas harjunud ja seetõttu ma ütlengi, et toitumisosas ka me igaüks peame tegelikult tähele panema, missugused toidud meile sobivad, missugusel kellaajal meile söömine sobib, et see muutuks meile võimalikult lihtsaks ja võimalikult mõnusaks ja mugavaks, sest see on niivõrd oluline osa meie elust, et kui me seda enda jaoks ei mugavda selliselt, et me suudame igapäevaselt järjepidevalt ennast hästi tunda ja sellist toitumisviisiga säilitada, siis me kaugele ei sõua, vaid olemegi siuke üles-alla pidevalt, varieerime, katsetame erinevaid dieeti ja nii edasi. Et seetõttu individuaalne lähenemine, iseenda toitumise läbimõtlemine, nagu sa ütlesid ka, kas me peaks kirja panema või äppi kasutama, siis ühel hetkel elus tasub seda natuke teha, sest et sul on pikk elu, meil kõigil loodetavasti on pikk elu ja kui me võib-olla paar kuud ühel hetkel paneme rohkem tähelepanu enda toitumisele ja avastame, mis meile sobib ja missuguse toitumisviisiga me justkui kõige libedamalt sõuame, siis tasub seda teha. Siinkohal ma vist seda lubada ei saa, et ma selle kohe alustan, aga mis ma kohe siit viimasest lõigust kaasa võtan, on kindlasti see, et tegelikult saab ju jälgida, kuna ma söön. Et tegelikult inimesel on ilmselgelt rutiinid, tavaliselt on treeningutega ka rutiinid, et lõppkokkuvõttes võib-olla ikkagi mitte peast üritada tuletada, et eelmine kord ma umbes tegin niimoodi, vaid panna üles märkida, mis kell ma mida sõin, kui palju, et just. Leida see korralik balanss, et väga hästi, jällegi midagi targem. Aga toitumisega räägitakse ka seda, et saab natukene võib-olla sportlikku võimekust suurendada või siis nagu sa ütlesid, keha ära petta, aga saab šokolaadide ja asjadega, aga oletame, et räägitakse, et enne, ma ei tea, maratone süüakse eelneval päeval kõvasti pastat ja mõni suudab ju tegelikult kohvi või Red Bulli sisuliselt ka sportmängude ajal tarbida, mida mina isiklikult vastu ei peaks, aga mõni seda teeb, et kas sellel on mingi efekt või kuidas sellega on? Efekt on sellel, kui sa oled järjepidevalt enda toitumisega tubli ja mõistad, kui sa tahad maratoni joosta, siis sa mõistad seda, missugust kütust su kehal on vaja, ehk et süsivesikurikast, täisväärtuslikku toitu järjepidevalt igapäevaselt mitu kuud enne seda maratoni. Ehk et päev enne nüüd mõelda, et ma söön hästi palju pastat, see võib olla kasutegurina selles osas, et meie kehas on olemas justkui see energiavaru selleks homseks päevaks, aga tegelikult kui meie organism ei ole harjunud sellises koguses pastat või süsivesikut töötlema, siis see võib meile hoopiski vastupidi stressi tekitada. Ehk et järjepideva tubli toitumisega ja just nimelt õige kütuse vahemikuga, mis ma siin olen ka paar korda maininud, nagu
ma räägin siis sellest, kui suures osas meie toidus on valgud, kui suures osas on rasvad ja kui suures osas on süsivesikud. Iga erineva spordiala puhul on meil teatud soovitused, et kas me võiksime rohkem tarbida süsivesikuid või vähem, rohkem valkusid või vähem. Ja kui me selle õige tasakaalu juba leiame ja seda järjepidevalt tarbime ka trennides, ka ettevalmistusel, siis läbi selle me võime küll päris mitu protsenti enda sooritust tugevamana hoida ja kindlasti ka enda tervist, enda treeninguid ja kõike seda justkui maksimaliseerida. Sama kofeiiniga, et sellel on mõju, see on erguti enne sporti tegemist, aga kui on inimene, kes ei ole kofeiiniga harjunud, nagu sa ise ütlesid, siis see ei pruugi sinu puhul toimida, see võib hoopiski sulle vastupidise olukorra tekitada. Ma arvan, et see lööks pildis asju täitsa. Just, et need, kes on harjunud, siis tegelikult kofeiinil on teaduslikult tõestatud mõju, kui teda doseerida 60–30 minutit enne sooritust, siis jah, ta on erguti, ta tõepoolest tõstab sooritusvõimet, ehk et teatud nüanssidel on kindel seletus, selgitus, teaduspõhisus taga. Seega tegelikult ei tasu hakata painiliselt guugeldama päev enne suurt pikka spordivõistlust, ütleme, et kuidas nüüd kõvasti endale kütust saada, sest arvatavasti sa paned üle sellega võib-olla. Just, et pigem uurida neid asju julgelt varem, valmistada ennast varem ette, võtta, küsida abi ja teha seda teadlikult juba algusest peale. Siinkohal tasub soovitada vist siis ongi toitumisnõustajad, eriti kui sa tõesti teed mingit spetsiifilist sporti, siis tegelikult nagu me aru saame, on ka olemas erinevatel spordialadel erinevad justkui soovitused, pluss ka inimesed, kes on lähemalt seda uurinud. Just. Et eeldan, et ka sina oled erinevad spordialadega seda juba... See on minu eriala. Jah, et kellel huvi on, pöördu Grete poole. Aga natuke rääkida Gretest ka, sest Gretel on tegelikult selline pikk ja kirev spordiajalugu ka, kui nii võib öelda. Et sina kui spordientusiast, et alustame sellest, milline su igapäev äkki välja näeb? Täna on pime aeg väljas, on hommikul pime ja õhtul pime. Pimedus mulle hästi ei sobi, aga ma proovin ennast valgel ajal võimalikult palju välja ajada. Et olla värske õhu käes, palju liikuda, ehk et tänasel päeval, kui ma hommikul ärkan, siis ma teen kodus kiirelt asjad valmis, panen seljakoti selga, kohvikruusi kaasa ja jalutan tööle näiteks. Või lähen õue koeraga jalutama. Suvisel ajal ma lähen jooksma. Et see on minu kohvikruusi asemel. Et minna õue esimese asjana on tugev soovitus kõikidele inimestele, et saada seda päevavalgust, saada värsket õhku. See paneb fookuse paika ülejäänud päevaks, kui sul on vaja hakata arvuti taga tööd tegema või keskenduma mingitele tähtsatele koosolekutele või tegevustele. Ja siis on igapäevaselt töötamine, nii nagu ette juhtub, kohustused vajavad tegemist, aga peaaegu mitte ükski minu päev ei möödu ka sihipärase treeninguta, ehk et kas ma teen jõusaalis natukene või ma lähen mängin padelit antud juhul netspordihallis või sõpradega rannavõrkpalli või mis iganes, et mingisugunegi treening kui selline on seal veel lisaks sellele jalutuskäigule või jooksmisele. Ehk et liikumine on suur võti, pluss ma proovin vähe istuda ka. Ehk et alati, kui ma taban ennast liialt pikalt istumast, siis ma tõstan laua ülesse, olen seisulaua taga, proovin liikuda, ringi kõndida, telefoniga helistada, kõndida ringi, et seda istumist ka vähendada ja proovin siis teadlikult igapäevaselt rakendada seda. Muidugi, kui on ülimalt tihedad päevad olnud, siis iga nädal ma tunnen ühte päeva, kus ma tahan istuda väga-väga pikalt. Et see on normaalne ja siis seda tuleb ka lubada endale. Aga tegelikult sa ju teed ikkagi kõike enesetunde järgi, et sa ei pitsuta ennast praegu mingi eesmärgi suunas või? Tänasel hetkel, praegusel hetkel mitte, aga ma arvan, et iga aasta ma olen ikkagi teinud 1-2 võistlust, erinevaid võistluseid ja siis ma olen nendeks ikkagi valmistunud ja korralikult treeningplaani järgi treeninud ja püüdnud järjepidevalt siis ülemäära tubli olla, ma arvan isegi. Seda tegelikult ülemäära sportimine ei ole ka kasulik, seda peab ka alati ütlema. Ja Grete puhul need võistlused on tihtipeale ka näiteks maratonid või midagi. et ei ole lihtsalt nädalavahetus sõpradega spordiväljakul. Aga sa teed ka seda palju tegelikult on ju. Et sinu jaoks on igasugune aktiivne liikumine justkui ju sport ja sa võtad seda kui nii-öelda fun time, aga ma eeldan ka täie tõsidusega teistpidi. Jaa, mõlemad peab tegema ja pigem ma rõhun ka sellele, et ma saaksin inimest enda ümber ka liikuma. Ehk et kui meil ongi sõpradega kokku saamine, siis
me ei saa lihtsalt kokku ja istu, vaid enne seda tuleb ka mingit sporti teha ja siis võime minna sauna ja istuda ja muljetada ja süüa. Aga enne tuleb ka midagi lõbusat teha, et õnneks täna on meil järjest rohkem selliseid toredaid liikumisvariante, minna kas või matkale õue või lähedki kuskile mingit pallimängu mängima või õues suvel muru peal spikeball'i, mis iganes. Et tuua seda liikumist järjest rohkem sisse ja olla eeskujuks selles asjas, ma püüan eesrindlikult. See siit tuleb välja kõvasti su justkui, ma tahaks öelda sinu asemel siis moto, et sa oled juba nagu sa enne kirjeldasid tegelikult hästi palju erinevaid spordialasid proovinud, olnud ka tegelikult edukas mitmetel aladel, nii-öelda Eesti meistrivõistluste medalid on ikkagi erinevatel aladel ette näidata ja see on nagu tegelikult ju märkimisväärne, et kui võetakse eesmärke mitmel erineval spordialal, mitmel erineval eluperioodil, et ju siis midagi nii-öelda heas mõttes peast katki peab olema, et sport nii väga meeldib. Aga kui sul on juba neid olnud, nii äkki medaleid jõutõstmises on ju, jooksmises, noh, et mis on sinu järgmine võib-olla, kas sul on juba kuskil terendavus mingi eesmärk või hakkad hoopis, ma ei tea, mägironijaks või midagi sellist tegema? Seda ma olen ka proovinud, aga veel mitte võistlusraames või nagu võistlusformaadis. Võt ma ei ole ühelgi CrossFiti päris võistlusel vist veel osalenud. Ma olen mööda minnes teinud mõne ürituse kuskil firmaspordivõistlusel, aga sellist päris CrossFiti asja ma pole proovile pannud, et äkki midagi selles vallas. Või siis padel on ka ilmselt praegu päris teemakohane. Padelis on see tipp või lagi on meil suhteliselt lähedal, tahaks öelda, et siin igaüks, kes kõvasti hakkab aega alla panema, see võib jõuda Eestis kuhugi ikka. Just. Aga nähes, kahjuks kuulajad seda ei näe, aga nähes su silmis seda, kui sa CrossFitist rääkisid ja toas nurki otsisid niimoodi, siis suhteliselt salakaval pilk oli, et ma arvan, et äkki tulevikus me näeme, kuidas Grete lihtsalt ennast tühjaks pigistab kuskil CrossFiti võistlusel. Ja siit võib-olla järgmine küsimus, et kui sa nii palju tegelikult teed ja noh, nagu sa ütlesid, tegelikult sa saad sealt energiat justkui vastu ka, vaimset energiat eriti ma eeldan, siis ikkagi äkki sul on mõni soovitus inimestele, kuidas saada rohkem energiat või olla energilisem? Need samad näpunäited, mis ma olen siin täna ka jooksvalt ütlen, et järjepidev toitumine on kindlasti minu puhul võti, et isegi kui ma mingitel päevadel ei tarbi korrapäraselt ja no nüüd tänaseks ma ammu enam ei loe enda kaloreid ja asju, ma olen seda teinud, aga et ma tean enda portsjoneid, enda koguseid ja ma jälgin, et mul oleks mitmekesisus, et ma söön palju erinevaid köögivilju, ma söön hapendatud toitusid, ma söön puuvilju ja proovin siis vastavalt hooajale neid ka varieerida ja seeni ja ühesõnaga igasuguseid erinevaid toitusid, aga samas mitte nii, et ma päevast päeva lamin neid erinevaid sisse, vaid et ma hoian sellist järjepidevust ja rütmi selle juures ja samas, et ma ei jäta enda trenne ka tegemata, et see rutiinsus või järjepidevus säilib, et olgugi see on mõni päev ainult 30 minutit jõusaalis ülikerget midagi, mis ilmselt minu jaoks või noh, tänasel hetkel ei ole minu jaoks väga pingutamagi panev ja ma võib-olla tunnen ennast isegi morjendatult, ma sain nii vähe teha, siis ma ikkagi teen selle natukene ära, sest see annab nii palju parema enesetunde, kui et ma ei lähegi ja ma jäängi istuma ja teengi pinges, stressis mingeid tööasju ja mõtlengi, et täna oli nigel päev ja siis veel ühel hetkel tunned, et saad kuskilt mingi viirusega külge ja siis istudki kodus ja õue ka ei lähe ja ühesõnaga mine välja, ole järjepidev, ära jätta seda treeningut tegemata, aga samas leia enda jaoks mingisugune liikumisviis, mida sa saad igas päevas teha. Olgu see kas või jalutamine lihtsalt või siis muuda see jalutamine kuidagi raskemaks, mine kõnni treppidest üles paar korda rohkem ja ära mitte kunagi sõida liftiga. Jah, see on kõige parem. Just. Et ükskõik, kus sa käid, trepp on tavaliselt kiirem ka. See on ka nagu tõsi. Isegi eskalaatori peal ei pea seisma, saad seal kõndida. Just, kes välismaal on käinud ja näinud päris pikki eskalaatorit, siis inimesed kõnnivad seda ka seal isegi. Okei, aga siis tegelikult teeksime siia lõppu veel selle lõbus osa ka ära, kus mina küsin mõned küsimused, sina lihtsalt vastad
nii lihtsalt kui võimalik, selle, mis esimese pähe võib tulla. Ja nii ongi. Näiteks, mis värvi on sinu jaoks tervis ja heaolu? Kollane, rõõmus, need spordihäll. Täpselt nii. Ehk on sul mõni filmisoovitus? Ma ei ole Oppenheimerit näinud, ma tahan seda ise kohe vaadata, aga ma tahaks loota, et see on hea, nii et ma soovitan kõigile. Jaa, siiamaani pole veel halba tagasisidet kuulnud, ka ise soovitaks. Üks reisisoovitus? Tai. Seal ma olen käinud, sinna ma tahan kindlasti tagasi minna ja muidugi kõik mujal, igal pool peab reisima, seda ma tugevalt soovitan, aga lihtsalt seal on tõesti mõnus. Proovigu sporte ja reisigi igal pool. Üks raamatusoovitus, kui on? Vot selles ma olen halb, sest et ma loen teaduskirjandust. Aga kui mõelda äkki toitumise peale, kas äkki koht, kust äkki lugeda lisa? Täpselt samamoodi, mis ei pea olema ka justkui raamat, aga internetis. Toitumine.ee on nii ilus eestikeelne veebisait, kus on jumala lihtsas eesti keeles antud häid soovitusi, nii et väga soovitan. See on lugemissoovitus, siis teil on jooksu. Kas sa oled rohkem hommiku või õhtu inimene? Hommiku. Kas meri või mets? Kumba eelistad? Meri, vesi on minu jaoks oluline. Mets on ka tore, aga vesi. Äkki siis mõni triatlon tulevikus? Minitriatloneid ma olen teinud päris palju, süksid lühikesi distantse. Küll see Ironman tuleb ka varsti. Kas sa eelistad muusikat või vaikust? Muusikat. Ma ei suuda vaikuses keskendudagi. Mul on vist see pidi. Mis muusikat? Kõike meeldib, aga ilusad ballaadid ja kuna ma olen ise ka laulmisega tegelenud, siis mulle väga meeldivad head vokalistid, keegi, kes laulab mega ilusti, siis seda ma võikski kuulata. Ka trennis näiteks rasket kükki tehes ma võin kuulata Beyoncé Halo'd. Kas sa võtaksid praegu ühe sportliku pühapäeva või vaimse tervise pühapäeva? Sportliku. See on ka minu jaoks vaimse tervise oma, nii et. Jep, sa ei ole esimene, kes niimoodi vastab. Aga mis on sinu jaoks heaolu, on viimane? Iseendaga rahulolu. Et seda ma olen tasapisi õppinud, pean ennast suhteliselt nooreks inimeseks ja igasuguse tervisespetsialistina ka ma tunnen, et ma ikka ju veel kogu aeg õpin ja arenen ja õpin endast targematelt. Ja kui ma olin tiba noorem, siis ma tahtsin olla hästi teaduslik ja tahtsin öelda, et võtte peate täpselt nii palju tegema ja nii palju sööma ja täpselt nii. Aga mida vanemaks ma saan ja rohkem erinevate inimestega suhtlen ja kuulan, mida nemad peavad enda jaoks oluliseks. Ja see ei ole alati sama, mida mina pean oluliseks, siis saadki aru, et kõige tähtsam on see, et sa oled iseendaga rahul selles hetkes elus, kus sa oled, sellise eluviisi, liikumise, toitumisega, kõigega, mis sa oled ja kui sa oled iseendaga rahul, siis see ongi heaolu. Ja äkki sul on üks rutiin oma päevas, mida sa võid teistele ka soovitada või teab, et mis sind värskena hoiab? Sa vist juba oled seda Martin maininud, aga sa võid selle veel üle kinnitada. Hommikul õue minemine. Kui vähegi on varianti, siis leida esimesed tunni aja sees peale ärkamist see, et sa lähed kas või 5 minutiks õue. 10 oleks veel parem. Nii et mitte autosse otse? Just, et jah, mine korista seda autot natuke kauem näiteks või tee 4 ringi ümber auto või mis iganes. Aga sellisel juhul, ma ei tea, kas sul on veel midagi lisada äkki? Aitäh! Aitäh kutsumast ja ma loodan, et oli tore, minul küll oli. Jaa, et võtame siis, nagu ikka teeme väikse kokkuvõtte, et võtame kaasa, et igat pidi ei taha su toitumisega ekstreemne olla. Liikumine on justkui tegelikult kõige alus ja toitumisega ka väga palju seotud. Kui sul on eesmärke, siis uuri nende kohta ja võta äkki spetsialistiga ühendust, kui sa tahad mingi kindlaid eesmärke saavutada just oma kaalu või toitumisega. Ja nii ongi, minge mängige pädelit ja rannavõrku ja kõike muud netspordihallis, siis näete Gretet ka. Ja just, ka minul oli tore. Ehk siis äkki järgmise korrani. Teeme nii. Aitäh! Trennis näeme. Just.